olen Svetlana Aug ja aastast 2023 hakkasin tegelema ürdisoolade tootmisega. Et see tootmine on küll selline väike, sest et tegelen sellega oma põhitöö kõrvalt, aga kuna mulle meeldib aiatöö ja selline tegutsemine, et siis oli ka selline mõte, et hästi palju läheb ressurssi siin selliste tegevuste peale, et miks see nagu ka siis niimoodi natuke tagasi võiks tooma hakata. Ja siis tekkiski selline ürdisoolade tegemise mõte. Et siin on tegelikult erinevaid neid versioone juba läbi käinud, et erinevaid maitseid kokku segatud, aga hetkel on siis tootmises 8 erinevat soola ja need soolad on kõik siis ikkagi pereliikmete nimedega, et igal soolal on siis oma nimi. Ja kui ma olen neid tutvustanud, ütleme rahvale juba, siis küsitakse ka, et millisele toiduainele see sobib, aga siis ma olen ka öelnud, et tegelikult ei ole siin niimoodi, et see sool sobib, ma ei tea, sellele lihale ja see sobib sellele kalale, et pigem on ikkagi selline, et inimene ise saab otsustada, et kas ta paneb selle pudru peale või ta paneb selle praemuna peale, et selline vaba valik tegelikult, et ei ole nagu nende mina oma sooladega nagu raamidesse ei jää. Kasutan jah siis erinevaid soolasid, et meresool on sellise valgema värviga ja Himalaia sool on roosakam. Retseptid on selline läbi katsetamise või siis, nagu ma juba ütlesin, on pereliikmete nimedega, et kui pereliige on selline tšillisõber, siis tema retsepti siis kindlasti peab minema tšilli. Aga kui on selline mahedama maitse eelistaja, siis tema ürdisool on ka selline mahedama maitselisem. Et ürdisoolade tegemisel vaatan ka, et sellel ürdisoolal oleks ka selline eristatav värv. Et näiteks laine ürdisool on sinine, et seal kasutan siis rukkilille, siis Karoliina ürdisool on sellise kollaka alatooniga, seal on sisse pandud siis saialille, lisaks küüslaugule ja murulaugule. Ja ütleme, jaanek on selline natuke punakama, sest seal on tšillit ja nii nad tulevadki erinevate, et nad on ka, ütleme, purgis kui peale vaadates sellise erineva värvusega. Hiiumaa rohelise märgi taotlemine oli minu jaoks ka selline auasi, et kui juba Hiiumaal teha midagi ja toota ja teistele pakkuda, et siis ei olegi mõeldav, et seal ei ole peal seda Hiiumaa rohelist märki. Hiiumaa roheline märk annab tarbijale ka kindlustunde, et see on toodetud Hiiumaa puhtas looduses.